Võru linna ääres. Kohas, kuhu juhuslikult kohe päris kindlasti ei satu, asub üks päris huvitav koht. Pealtnäha täiesti tavaline ja mitte midagi ütlev angaar peedab endas klassikat. Siin restaureeritakse autosid. Lähme vaatame, mis seal sees toimub. Hobi on saanud tööks või vastupidi, et võtame vanad rondid sisse, teeme nendest uued autod, et kogu see protsess siin majas siis meil käib. Pigem keskendume ikkagi unikumidele ja selle nii-öelda värvimisele ja tegemisele. Räägi sellest lähemalt, et kuidas see kõik välja näeb. Metalliuunik tuleb sulle garaaži ukse ette ja öeldakse, et patsutatakse õlale, ole tubli, pea vastu, tee meile siit auto või? Jah, et eks ta nii ongi, et seesama sõna, et pea vastu võib-olla ise loomustabki seda, et eks ta on selline protsess, mis nõuab väga palju sellest närvi. Vahest jätadki selle projekti seisma, sest sa lihtsalt oled väsinud sellest projektist, liigud mõne projektiga edasi, tuled selle projekti juurde tagasi. Peale seda, kui see auto on juba värvitud, siis öeldakse, et kuule, äge. Et selline pool autost on närvesööv ja pool on selline nagu, et äge ja nüüd ta tuleb, et eks ta selliselt nagu kujuneb. Kaua see protsess aega võib võtta? See sõltub mitmest asjaolust, et üks asi on kindlasti kliendi võimekus, teine on siis varuosade saadavus. Aga selline aasta-poolteist, ütleme sellise ühe sõiduki peale ikkagi ära kulub. Kunagi ju sai selliste töödega alustatud ja ega see siis ka täna ei ole meie jaoks unustatud teema, et antud rekka tuli siis meie juurde Norrast ja läheb ta siis täiesti värvimisse, puhastamisesse ja tuleb natuke teistmoodi lahendusega, kui me teda praegu siin näeme, et eks meie selline suund on ju ka liikuda sellisesse custom maailma ja teha midagi nagu rohkemat ja ägedamat kui lihtsalt tavaline klassikaline auto. Meie puhul on autot taastamine, ongi ta põhiliselt nagu käsitöö, aga selline eraldi teemana on meil puitdetailide taastamine. Kui tavaliselt näeb see puitdetail selline räsitud välja ja siis me hakkame seda siis vaikselt taastama. Nimelt eemaldame selle spooni, liimime uuesti spooni peale ja hakkab ta siis välja nägema nagu selline. Tahaks hirmsasti ka rahast rääkida. Ma mõistan, et see oleneb väga paljudest teguritest, aga siiski, et anda võib-olla mingis sellises suurusjärgus nagu aimu, et mis see võib nagu umbes maksma minna? Ma võib-olla tooksin välja sellised suurusjärgud, et kui me räägime siin võib-olla sellisest Vene auto, on see Žiguli või Moskvitsi taastamised, et seal võib-olla selline 30 000, eks ole, võib-olla 40 000 oleneb siis nendest kere olukorrast, et kui me räägime sellest valgest sõidukist, siis siin me enam sellistest numbritest rääkida ei saa. Siin me ikkagi korrutame need kahega ja läheme sealt ülesse poole just selle sõiduki enda keerukuse poolest, varuosade poolest, et see kõik selle nagu hinna määrab. Tegemist on siis Võru esimese kiirabiautoga. Et see, kes sellega peal ka töötas, siis täna elab ja peres võeti see nii-öelda teemaks, et see tuleb lihtsalt korda teha ja säilitada nii-öelda ajaloolisena ja sellisest nagu pere reliikviana, et selles mõttes on ta väga väärtuslik auto. Täna on ta värvikambris, millal ta valmis saab? Ega palju pole jäänud, et kõige raskemad tööd on tehtud, keevitatud, värvitud, varuosad on olemas ja eks ta ootabki sellist kokkupanekut, et kas me nüüd sellel suvel siin jaanipäeval just sõita saame, aga kindlasti selline plaan on. Kui see sõiduk on hästi tehtud, siis ei ole vahet, et ta ju ajaga mööda koguneb nii-öelda see väärtus ja turuhind nagu selles mõttes tõuseb, sest et kuskilt maalt tagantpoolt kaovad need autod ära ja ka see samasugune Zaporožest siis võib-olla 10 aasta pärast me ei näe neid üldse ja me näeme ainult piltidel, et selline oli, aga siis keegi saab öelda, et aga minul on see. Et sealt see tulema hakkab, et võib-olla täna ta küll ei maksa, aga 10 aasta pärast, et see auto, mis me täna teeme, siis ta juba nagu maksab, et ta läheb ikkagi sinna investeeringu nagu alla. Kuna tegemist on niivõrd niši tootega, siis tõenäoliselt suurt tormijooksu nüüd teie töökojal ei ole pärast looeetrisse minekut. Aga kindlasti on väga äge ja väga põnev vaadata, mida te kus te teinud olete. Kas te kuidagi olete presenteerinud kodukal sotsiaalmeedias? Facebook, Instagram on täis meie pilte.
protsessi algusest kuni protsessi lõpuni, et saab lausa kaustade viisi neid kerida, et kui on ta roostehunnik ja kui on ta värvitud. Et sotsmeediast meil on väga-väga palju pilte, videosid.